14:14 on kell ja kui minul on alati valik, võimalus valida reaalsus, mis on minu jaoks avardav ja reaalsus, mis on minu jaoks kokkutõmbav, siis tundub ju loogiline, mida ma valin. Lihtne valik. Enda kogemusest saan öelda, et võimalikkus avardub lõputult. Need valikud jäävad alatiseks. Vähemalt siiani olen ma nõnda kogenud. Mida rohkem olen ma valinud enda jaoks avardava reaalsuse, seda rohkem on nähtavale ja ilmselgeks saanud kõik need kohad, kus alateadvuse mugavusest olen valinud vastupidiselt. Eile tuli nähtavale suure ja võimatuna tundunud varim. See nõudis kindlust, see nõudis turvatunnet, see lausa röökis selle järele. Ja ma lähenesin talle küsimustega, et aga mis sellest siis on, et sa ei tunne end turvaliselt, mis siis sinuga juhtub. Lõpuks küsisin, et kuidas ma oma elu siis teistmoodi elaksin, kui tean kindlalt, et 1. märtsil laekub mu kontole 2000 eurot. Kõik jäi vait ja ma tundsin, et ma elaksin siis rahulikumalt. Ma ei tõmbleks mõttetult nii palju. Tuleksin peast südamesse. Ja see tundub ju iseenesest tore, kui seda vaadata, aga miks selle kõige ümber nii palju tingimusi on? See teadmine selle raha olemasolust ja mu kontole laekumisest on avardav, aga need tingimused seal ümber mitte. Kas ma siis muidu ei taha nii elada? Selle koha peal ma jooksin kinni ja mõtted hakkasid ringiratast käima. Ma tundsin endas nii tugevalt seda, et nüüd või mitte kunagi. Nüüd, kui see asi aktiivne on, mul on vaja see juurikas sealt kätte saada, ma ei ole nõus lihtsalt maha rahulema ja hetkesse tulema, vaid et ma tahan selle juurika sealt kätte saada, saagu mis saab. Ja ma helistasin sõbrannale, me tõstsime selle varju enda ette ning ma rääkisin ja vaatasin varju sisse, sest sellel hetkel tundsin ma end selles portaalis olevat, selle kahe võimalikkuse vahepeal. Ma tundsin oma kehas, kuidas mul on valik. Kas ma jään uskuma seda illusiooni ja elangi nii-öelda selle hetkeni, kui raha otsa saab, ehk siis mu fookus ja ootus on sellele, et raha saab otsa, või ma valin minna siit nüüd läbi ja edasi ja panna enda fookus sellele, mis mu reaalsust avardab. Ja siis mus klikkas paika. Asi polnud rahas, vaid selles, et ma olin endas ebakindel. Ma olin ebakindel enda võimetes, ebakindel selles, mida ma tahan valida, sest ma ei olnud endas ära tundnud ja valjult välja öelnud, miks. Ja ma ei mõtle siin kohe selgitusi kõigele sellele, mida ma tahan kogeda, vaid see miks on pigem tunne. Miks ma üldse midagi teen, miks ma tahan inimestega töötada, mis mind sellest sütitab. Ma võin ju teada ja tunda, et ma olen väga tugev tajuja, aga minu sees polnud paigas see miks. Oli vaid janu. Tõsine janu. Ja siis ma tundsin seda avarat tühjust. Seda kohta, kus absoluutselt kõik on võimalik. See koht, kuhu ma sisenen sügavas töös enda või kliendiga. Selles kohas avanevad mulle uued tehnikad, uued lahendused, selles on puhas maagia. Selles olen ma kõik ja mitte midagi.
Sõbranna, kellega ma telefonis rääkisin, on olnud mulle ka klient. Meie sessioon rullus lahti ka erakordselt, spontaanselt ja see tuli mul selle kõne ajal meelde, sest seal oli ka minu miks sees. Seesamane klikk. Mu sees on igavene janu avardumisse, lõputusse, maagiasse. Ja kui ma lasen kõigest lahti ja ma ütlen jah sellele janule, sellele avardumisele, siis sünnib maagia. Sellel hetkel sõbrannaga rannapargis ma ütlesin talle. Ma küsisin ta käest õigemini, tahad sa, et me vaatame selle teema sisse? Ja temas käis ära klikk. Ja ma tundsin ära selle vabaks laskmise, selle davai, saab mis saab, aga vanamoodi ma ennast enam tunda ei taha. Ja siis käis minus klikk ja tuli minu sees läks leegiks. Just kui jahikoer, kes sai nüüd saagist lõhna ninna. Ma teadsin, et ma ei peatu ennem, kui ma näen sõbranna silmis seda uut reaalsust, millest seda oli just valinud astuda. Ma teadsin, et aeg ja ruum on siin tühised, vaid nüüd on go time. Ja me jõuame selgusesse, me jõuame avardumisesse. Ja see hetk saabus. Ma tundsin, kuidas saabus avar reaalsus, selgus, kergus, pisarad. Täiesti uus olek. Kõik rauges, muutus rahulikuks. See ruum vabanes. Vabastasin kõik, millel oli aeg minna ja saabus vaikus. Hetk pärast sündimist, kui laps pannakse su rinnale. See on minu miks kõigele. Minu isiklikus elus, miks ma inimestega, kohtadega, kuidas ma kõigega töötan. See on see koht, kus ma tunnen, et kõik on üks. Ja see on mu elu. Kui kõik ära võtta, kõik kelleks ma ennast pean, kõik lood, kõik kogemused, kui kõik ära võtta, siis see on see, mis alles jääb. See on see üks olemise tunne, kõiksuse tunne. Ma olen korduvalt seda kogemust jaganud, aga aastaid tagasi ma osalesin ühel ja siiani ainsal šamaani rännakul. Ma kogesin selles rännakus enda hinge sündi siia füüsilisse kehastusse. Ma nägin, kuidas ma olin lihtsalt kuldne energiakogu, puhas, algallika armastus. Neutraalne, aga samas täis kõike ja kõiksust. Ja siis mind juhatati edasi portaali ja ma sündisin ühest olekust teise. Ja praegu siin hetkes ma tunnen, et selline on minu kogu inimkogemus siin elus olnud. Kogu aeg ühest olekust teise. Nii ise kui ka teiste toetamine. Selles samas portaalis, selles samas olukorras. Ma mäletan, et selles rännakus ma ei saanud aru, miks ma sündisin füüsilisse kehastusse, kui siin planeedil on nii vähe armastust, kui inimesed sügavuti ei tunne armastust, enamus inimesi siis. Ja ma näen, kuidas kogu mu elu on keerelnud armastuse ümber. Ennast armastades ma ju valin alati avardava reaalsuse. Ennast armastades ma ju tahan teada, mis kõik minu jaoks siin võimalik on. Kogu elu läheb aina paremaks, kogu aeg. Ühest olekust teise, kogu aeg. Miks? Sest ma tahan teada, mis minu jaoks on veel võimalik. 10 aastat tagasi mu suurim unistus ja võimatuna tundunud reaalsus
oli olla, kus ma praegu olen. Olla see inimene, kes toetab teisi inimesi transformatsioonis. Miks? Sest ühte ja sama ringi korrates ja end aina enam lukku tõmmates, hirmus ja ärevuses olles, ei saa olla, miks me siia sündisime. Nii et no matter what, saagu mis saab. Ma valin alati astuda läbi sellest portaalist ja kogeda avardavat reaalsust. Ja kui see tähendab illusioonide ja süvauskumuste vabastamist, absoluutselt, let's go. Sina, mina, me teeme kogu aeg enda elus valikuid. Iga hetke järel me teeme valikuid. Ja ma tahan täna tuua sinu teadlikkuse sellesse kohta, et kas sa teed hetke järel neid valikuid, mis avardavad sinu reaalsust? Või sa teed valikuid, mis tõmbavad selle lukku? Pane tähele ennast. Tee siis selliseid valikuid, mis avavad sinu jaoks täiesti uue maagilise reaalsuse. Üks samm korraga. Ja päike särab taas. Kui sinust käis ka nüüd klikk ära ja sa tahad enda olekut muuta, siis minu kodulehelt leiad sa kogu info vastuvõttude kohta ja aja broneerimise võimalused. Kohtumiseni piiritus võimalikkuses.